Tere, kallis. Tere, kallis. Tänane algus on väga põnev olnud ja me oleme tagasi jälle siin istumas. Kuidas sa kommenteeriksid hetkeolukorda? No thank God, et me saime hakata tegema, sest ma hakkasin juba endal seda enesevalitsust kaotama. Ma ei tea, mul isegi siin on täitsa ok teha. On ju? Ja kui ma saan selle ruumi selliseks ka, et on lihtsalt istu maha ja tee, siis on see lõplikult selline, et oleks normaalne teha. 3 nädalat pole teinud. Ei, 2. Täna on 3. nädal. 2 nädalat pole salvestanud. 2 pikka nädalat on vahele jäänud. Jaa. See oli hea, et me oleme asjad ette lindistanud. Jah. Aga ühel hetkel me teeme kindlasti laivi ka. Ja keegi küsis isegi, et kas me vastaksime küsimustele. Seda saame ka teha. Aga kuidas siis sinu 3 nädalat on läinud? Või tahad minust alustada või millest tahad alustada? Ma ei tea, alustame sinust. Ma olen hetkel veel natukene hell. Okay. Alustame sinust. Kuidas sinu 3 nädalat on läinud või 2 või ma ei tea, 3 on vist vahel? Ei mäleta või? Meil oli viimane oli see, kui oli see kondamisteema. Jaa. Okay, kuidas viimased 3 nädalat läinud on? No ettevõtte koha pealt on läinud asjad ümberkorraldamise peale on läinud palju rõhku ja osasid inimesi nii-öelda igapäevaselt enam ei näe. Olen lihtsustanud hästi palju igapäevatööd. Iga päev saame siis nende, ehk siis sisuliselt 4 inimest ja alles, kes on 4 põhikohaga. Ja alguses tõmbasime siis täiesti nullikulud ja nüüd oleme tagasi hakanud vaatama, mida me teha suudame. Hetkel hakkab kalendrilegi täituma, nii nagu arvata oli treeningutega. Ehk siis selles mõttes kõik on nagu nii-öelda ärilise mõttes on asjad kõik jooksevad õigesti, nii nagu oli planeeritud, kulud on maha tõmmatud. Kõik inimesed, kes siis nii-öelda sai koondatud, teevad oma asju. Osadega, kellega lepinguid ümber tegime, siis nemad on samamoodi tegelikult deliverdanud treeninguid. Ja selles mõttes kõik on timm. Ma ettevõtluse koha pealt ma ei ütleski, et eriti midagi põnevat oleks rääkida vist. Tööd peab tegema hästi palju, nagu ikka. Tööd on vaja teha kõvasti ja iga nädal on treeningud ja selles mõttes, et ei ole kodus olnud võib-olla 3 päeva nädalas umbes või? 2 päeva nädalas, 3 päeva nädalas. Ja see rutiin ilmselt nüüd jätkub järgmised paar nädalat kindlasti. Sulle see kindlasti väga meeldib. Aga jah, ma ütleks, et kodu poole pealt on olnud selline pingelisem, mulle tundub kuidagi. Või ärevam või emotsionaalsem on see olnud kuidagi see viimane periood siin. Ja emotsioonid on käinud üles alla. Et ju siis on väsimus ja ju siis on... No sa võid küll öelda, et ma mõrd olen olnud. Raske. Ei, ma ei mõtle selle peale. Ma ei mõtle üldse, kui ma mõtlen praegu selle 3 nädalale, siis ma mõtlen, kuidas mina olen reageerinud ja kuidas mina käitun. Ja kui mina reageerin millegile, siis see ei ole see, et sina oled mõrd, vaid mina ei suuda lihtsalt hakkama saada oma emotsioonidega sel hetkel. Sest et sa ei ole mõrd. Isegi kui sa oleksid mõrd, siis sa ei ole mõrd sellepärast, et sa tahad olla mõrd, vaid sellepärast, et sul on ka emotsionaalselt lihtsalt keeruline. Ja nüüd mina lihtsalt ei ole suutnud hakkama saada kohati nende emotsioonide taltsutamisega, mis siis minul tekivad. Ma hakkan nutma vist kohe. Miks? Ma ei tea. Olgu, ega nutta ka võib, selles mõttes ei ole midagi. Ja et kui mina võtaksin jah, et on olnud keeruline oma emotsioone kontrollida kohati mul.
aga minu arust sellegipoolest, et on olnud keeruline, oleme me hetkel siin ja mina olen siin ja praegu ma olen rahulik. Ja sina käisid just spaas lõpuks, nii et tegelikult kui ma ikkagi võtan kokku sammu tagasi, siis tegelikult on asjad on kontrolli all. Arenguruumi on minul. ja jah, et eks me saame rääkida võib-olla, aga see on nagu lühikokkuvõte, kus ma võtan selle need 3 nädalat kokku, et ja võib-olla me saame lihtsalt läbi rääkida või välja tuua, mis on mingisugused olukorrad, mis on olnud. Aga enne räägi, kuidas sinul on olnud ja siis sealt võib-olla saamegi kuidagi rääkida mingitest olukordadest eraldi, mis ette tuleb. Aga ei ole, see on minu kokkuvõte. No minu kokkuvõte või? Sitaks raske on olnud. Ja samas on nagu väga häid hetki olnud, et kui ma mõtlengi nüüd päriselt nagu tagasi, siis ma ei saa öelda, et see üldfoon ma tunneks, et oleks nagu kohutav. Nagu pigem on nagu selles mõttes raske lihtsalt, sest et need minu jaoks need taipamised ja kohad on olnud hästi fundamentaalsed ja hästi sügavad ja hästi sellised, ma tunnen, et ma olen hästi habras. Et ma ei oska käituda, et kui sa siin kirjeldasid, et kuidas sa emotsioone ei oska kontrollida, siis see ajaski mind nutma, et ma vahepeal ikka olen totaalne, ma just lugesin seda hakkasin lugema enesekaastunde raamatut, ma ei tohi endaga niimoodi rääkida või nagu ei tohiks, sest et ma tean, et ma üritan ja ma tunnen ennast alati tunnen ennast pahasti. Lihtsalt mul on nagu kogu aeg siuke tunne, või nagu kogu aeg, ei ole kogu aeg. Mul on see tunne lihtsalt mingites olukordades, et faks ei lõppega mitte kunagi ära. Et see, et ma ei oska õigel hetkel ennast pidurdada. Ja noh, eilne õhtu on hea näide, on ju. Pole väga kaugelt vaadata. Ma ei ole nii hullu asja, minust see 3 nädala jooksul ei olegi vist olnud. Ma ei tea, ma ei mäleta nagu niimoodi, et ma oleks enda sees tundnud nagu sellist frustratsiooni, aga see oli ka esimene päev, see oli 3 nädala jooksul, kus sind ei olnud kodus ja ma ei saanud magada terve öö. Et mul puudusid totaalsed pidurid. Mulle tundub, et kui ma mõtlen nagu seda eilset reaktsiooni või siis minu arvates on see olnud alati korrelatsioonis sellega, kuidas sa oled saanud magada või kui väsinud sa oled. No selleni ma jõudsin ka hommikul jah, et ma sain aru, et mul oli täiesti selline tunne, et ma peaks nagu kõigilt vabandust paluma, kuigi ma ründasin sind ja mitte teiste ees, aga lihtsalt see väike asi, mis minu jaoks ei ole väike asi, selle magamatusega võimendus väga mingi täiesti random hetkel, täiesti mitte kuskilt. Ja see ei olnud tegelikult, jah, ma saan aru, et see tunne mingil määral on põhjendatav minu jaoks nagu siiamaani. Aga see emotsioon ja see, kuidas see välja tuli ja mis tooniga ma ütlesin, kuigi ma kasutasin neid õigeid lauseid, mida peab nagu mina vormis, et mina tunnen, et sa ei toeta mind piisavalt ja nii edasi, aga no see kõik, see kehahoiak ja kõik muu, ma oleks võinud ükskõik mida öelda, ega see oleks täpselt samamoodi mõjunud, kui ma oleks rünnanud otse nagu see hääletoon ja kõik oli täpselt sama. Aga ühesõnaga ja tegelikult ma tundsin seda tulemas, ma tundsin ja ma ei suutnud kontrollida. Ma oleks pidanud lihtsalt magama ära minema varem. Ja kas sa räägime lähemalt ka detailidest või? Et mis siis oli? No piinlik on rääkida. Aga no räägime sellest situatsioonist, tegelikult ma ei tahtnud, nagu nii palju asju on tegelikult olnud, mida ma võib-olla tahaks ka jagada ka. Aga see oligi niimoodi, et Remo oli öösel ära ja see oli ülihea otsus, tegelikult sa ju tahtsid koju tulla, sul oli 2 päeva järjest täpselt samas kohas koolitus ja sa lõpetasid üks õhtu mingi kell 10, järgmine hommik oleks pidanud sa kell 5 sõitma hakkama, et siis sitit, ma ei tea, 2-3 korda öösel sööta, mis oleks täiesti mõttetu olnud.
noh, meil poleks seda tüli olnud, aga, või noh, aga vahet pole, see ei ole oluline. Ja siis su ema tuli siia ja päev nägi välja selline, et Saara tuli koju ka mina ei saanud üldse magada öösel. Ja Iti minuga on praegu jonnakam. Tulevad hambad, ma ei tea, mis põhjusel, ühesõnaga. Ja ma olin magamata ja ma suutsin nagu kuidagi, ma teadsin, et kell 2 läbi tuleb su ema ja sina tuled ka veel ja ma suutsin nagu kuidagi hoida seda nagu, kuigi ma sain aru, ma ei tea kohvi ka veel ja ma sain aru, et ma olen täiesti läbi nagu. Ja siis Itil peab varsti panema selle kiigutajaga uuesti, sest muidu teeme ka. Ja siis ja Saara tuli ka hästi suure emotsiooniga eile koolis, tal juhtus midagi seal ja siis ta jagas seda nagu ja siis kuidagi sa tulid koju ja siis su ema tuli ja mingil hetkel siis Saara hakkas, see oli meil mingi hetk oli nagu nali, aga ilmselt ta lapsena ei saanud aru, nagu ma palusin endale ruumi selles mõttes, et ma ütlesin, et ma ei taha, et ta mul kaelas elab, et su ema tegeles Iti, kas ma tundsin, ma olen nii väsinud. Ja sinul läks, eilne päev oli ka pikem ja ta ei lõpetanud ära nagu ja siis ma mitmeid korda ütlesin ilusti ja lõpuks ma ütlesin, et aitab nagu, et ma tõesti ei suuda. Ja siis ta küsis, kas ta võib varba vastu mind panna. See oli see koht, kus ma tundsin juba, et okei, et ma näen, ma tunnen, et mul on nagu see, et mul on nii raske juba ennast kontrollida, on ju. Aga ma kuidagi lasin sellel minna, ma rääkisin seal su emaga ja tegelikult oli nagu okei ja kuidagi nagu, ongi, et kui keegi on veel kõrval ja aitab Itiga, siis see nagu, mul on kohe natukene kergem, on ju. Ja siis sa tulid peale 7 või 7 läbi natukene vist ja siis ma olin nii väsinud ja mul kuidagi hittisid kõik mingi hetk, te hakkasite, me sõime vist, on ju, ja siis te hakkasite mängima mingit, Saara tahtis mingit sõnamängu mängida. Ja siis mul hittisid korraga kõik asjad, et tavaliselt meil on õhtul see rutiin, et sina oled nagu rohkem hoiad last nii-öelda füüsiliselt süles, mina teen need ümber nagu kõik mingid asjad ära, on ju, enam-vähem nagu mingid vannid panen ja toon retikud ja kõik asjad on ju siuksed mingi admin põhimõtteliselt, on ju. Ja siis mul hakkas lihtsalt nagu see, et ma jagasin sulle mingi hetk hästi haavatava koha pealt seda, et mul on väga suur mure Iti söömisega praegu, et ta peaks juba sööma, vaata püreesid asju, on ju. Ja ma palusin, et sa nagu, Tobev, ma palusin, et sa toetaks mind sellega rohkem, et sa ise haaraks initsiatiivi selle söömisega. Ja siis see õhtul, nüüd eile õhtul, kui ma olin nagu vihane, ma nagu see söömine, mis meil oli, videod olid toredad, on ju, aga põhimõtteliselt, ta ei söö, on ju. Ja siis kuidagi õhtul, ma ei tea kust, tuli see, et ma tegin kõiki neid asju, mis ma tavapäraselt teen, on ju. Kuigi ma oleks pidanud puhkama, tegelikult ma oleks pidanud kommunikeerima ja ütlema, et palun, et aita, et ma olin tõesti nii läbi. Ja siis mul hakkas see peas, tuli see mõte ketrama, et ta ei söönud ja kuidagi käis, et sa ei tulnud ise selle peale, et sa tulid sinna umbes, sellel hetkel, kui ma tulin sealt magamistoast, on ju, siis sa olid seal pikali maas, on ju, lapsega mati peal. Ja siis see tunne nagu läks, nagu plahvatas mu sees lihtsalt, et laps oli üles võetud, tal ei olnud rohkem süüa antud, sa ei olnud talle ka püreed andnud ja see lihtsalt käis mu peas ja siis ma käisin, ma arvan, et kõik said aru, et ma olen vihane, ma käisin mööda toba ringi, ma viisin pühendasin prügikasti ära ja... Kas see oli siis peale seda, kui sa vannis tulid või? Peale vannis käik oli see või? Ei, see oli enne. See oli veel enne? See oli enne. Ja siis oligi see, et see ketras ja siis... Sest sa käisid selle näoga ringi siis, kui ma juba süüa tegin Saarale? No ma praegu ei pane näppu peale, aga see kõik oli enam sama teema, sest ma tundsin enda sees. Sa võtsid vaata Iti enda kätte korraks? Jah, sest ma tundsin juba... Kuni ma söögi ära teen või midagi? No... Saarale, oli vaja süüa teha, vaata. Jah, seal oligi see, et ma tegelikult... Ma olen saavutanud selle rutiini Itiga, et ta sööb normaalselt tänu sellele, et ma annan talle kogu aeg süüa ja pakun. Ja see oli ka see, mida lastearst soovitas. Ja nagu ma näen, et sa ei toeta seda, siis mul on raske.
ja see oligi see, et meil on nagu 6 kuud olnud noh, ma tundsingi sellel hetkel võimendatult, kuigi see oli kõik arusaadav. Saara tahtiski süüa ja karjus kõvemini ja Iti ju, noh, sa proovisid ka mingi, et ta ei söönud, on ju. Et mul oligi lihtsalt, ma nägin, et sa hakkad nagu Saarale süüa tegema ja ma tundsin, et ma olen jälle ma olen selle murega üksi. Okei, siis ma läksin sealt ära, siis ma üritasin nagu hingata ja värki, ma sain aru, et okei, et ma olen väsinud, ma selles mõttes sellel hetkel ma veel teadvustasin, jah, sa nägid mu näost ära, aga ma teadvustasin, et ma olen väsinud ja et mul ongi kõik emotsioonid võimendunud. Ja siis ma läksin teise tuppa ja siis lõpuks ma ütlesin sulle, et kuule, et sa pead toitma, on ju. Siis sa võtsid pudeli, läksid teise tuppa teda toitma ja siis ma panin ukse kinni ja ütlesin, et ma tunnen, et sa ei toeta mind. Mingi, ma ei tea, väga X hääletooni ja keha hoiakuga ilmselt. Et ma tunnen, et sa ei toeta mind, et ma ei tunne su toetust. Või ma ei mäleta, mida ma ütlesin. No, sama, same. Ja siis tuli algas. Või noh, siis sa said vihaseks arusaadavatel põhjustel. Ma panen liikuma või? Jah. Ega räägid asi? Vihaseks arusaadavatel põhjustel ja ma siis, kui ma olin kõik need asjad nagu välja öelnud, siis ma juba sain aru, et see oli vale. Ja ma kuidagi ma sain nagu nii palju sellest kinni, et kui ma olin neid asju öelnud, siis ma sain aru, et see mingi algpõhjus või see point oli nagu minu jaoks tõene, et see algpõhjus see, et ma tundsingi, et selle toitmisega ma olingi jälle üksi, sest nagu ma sulle umbes ei ütle, siis sa seda ei tee iseseisvalt nagu. See oli nagu see, mis võib ka olla vabandus, vahet pole praegu. See oli see, et õhtul nüüd ma sain nagu kohe, nagu ma olin neid asju öelnud kõva häälega, ma sain aru, et fuck, ma ei suutnud nagu õigel hetkel pidurdada ennast, et see oli tegelikult ebavajalik. Ja siis sa ütlesid mulle vastu mingi, et sa oled ikka korralik ohver ja ma ei mäleta neid lauseid enam, sest et ma juba sain aru tegelikult, et ma olin valesti käitunud. Siis ma tõmbasingi tagasi. Siis me läksime vanni Itiga ja siis ma olingi seal vanni ääre peal. Ma tegelikult tahtsin nagu vabandada, aga mul ei tulnud sõnad suust. Ja ainus asi, millele ja siis me läksime siis ma mõtlesingi, et okei, ma ei ütle parem mitte midagi rohkem. Et las see läheb. Ja ainus asi, mida ma lootsin, oli see, et sa õhtul mind ikka kaissu võtad ja sa võtsid. Ja siis ma mõtlesingi, et ma ei hakka nagu mitte midagi rohkem nagu, sest ma sain aru, et see oli totaalselt minu pläkk, isegi kui ma võin seda mingit algpõhjust endale nagu, mis ongi nagu minu jaoks põhjendatud ka. Aga jah, ja siis nii ta oligi, et ma võtsin mu kassu ja magasime ilusti seal öö ära ja hommikul ma vabandasin ja läksin spaasse. Jaa. Ühesõnaga, mina miks ma nagu reageerisin kokku, et see oli, et esiteks üks oli see, et ma ei olnud nõus sellega, et ma ei toeta sind. Ja nüüd, kui ma mõtlen selle peale, et see on nagu huvitav, ongi see, et okei, et kui see sõna, kui sa ütled sõna, et ma tunnen midagi, siis see sõna tunne tegelikult peaks ütlema mulle, et see ei ole väga et see ei ole väga adekvaatne hetkel või? Et see ei ole väga sügav või väga täpne. Kui ma olen emotsionaalne või? Ei, no aga üldse, kui sa midagi tunned, siis see on tunne. See on objektiivne hinnang ja sul on selline tunne, mis ei põhine faktidel, vaid sul on tekkinud tunne. Ehk siis tunde ja nii-öelda päris elu vahe võib olla väga erinev. Aga nüüd, kui ma ikkagi tunne, siis mina võtsin seda kohe nagu ikkagi nagu fakti.
sest et seal oligi see üks lause ka, mis mul tuli meelde, mis mind veel trigerdas, kui sa ütlesid mulle, et ma küsisin, sa ütlesid, et sina tundsid, et sina toetad mind ja ma küsisin, ja siis ma tükk aega kogusin ennast. Ja siis ma küsisin sinult, palun ütle, kuidas sa mind täna toetasid. Sa ütlesidki, et sa oled mind terve õhtu toetanud. Ja siis ma küsisin sinult, et kuidas. Ja sealt meie vestlus jäigi, vaata. Ja siis sa ütlesid mulle ühe lause, et ma võtsin lapse ja olin lastega. Ja siis ma küsisin sult selle peale, et aga et nad on sinu lapsed ka. Et kas see on minu toetamine, et mina ju tegin ikka kõik need olmeavad asjad ära ja siis sa ütlesid mulle selle peale, et näed sa, et ma hakkasin lapsele mähed panemist või? Ja siis ütlesid, et näed sa, et praegu ka selle minu eest ju ära. Nagu, et sa saaks öelda, et ma ei tee umbes või midagi sukest, vaata. Aga minul käibki see kõik nii, need asjad käivadki kõik nii automaatselt, et ma võib-olla tegelikult mingis koha peal ootangi, et sa ise ütleks, et sa teed ise. Ja, aga ma ei saa aru, see ongi see keeruline koht, sest et ma ei saa aru, kuidas sina defineerid enda toetamist. Ma ei tea, millised tegevused enam on sinu toetamine, millised tegevused on siis pere toetamine, millised tegevused kvalifitseeruvad sinu toetamise alla. Et kui ma võtan lapsed nii-öelda ja teen süüa, annan neile süüa, siis jah, see tegevus on lastele suunatud, aga mina omast arust võtan sult ära selle, et sa ei pea nendega tegelema. Ja see annab sulle oma aega, et teha, mida sa tahad teha. Ma saan aru. Ja minu jaoks see justkui väljendubki toetamises. Kui ma olen emotsionaalne sellel hetkel ja kui me kerime nüüd sinna hetke tagasi selle söömise juurde, siis kui ma juba näen seda, et mul on kontrolliga probleeme, ma ei saa midagi teha ja kuna siti söömine minu jaoks, ma seletasin sulle üks päev väga pikalt, mida see minu jaoks tähendab praegu. Siis kui ma juba näen, et sa ei märka justkui seda. Kui sa näed, et sinu arvates ma ei märka. Aga ta ei saanud ju süüa, ta sai selle peale alles süüa, ta ärkas üles, sa ei andnud talle süüa, ta sai siis alles, kui mina tulin, ütlesin, et ta pole ju söönud. Nüüd, kas sa arvad, et kuidas sa saad veenduda olla selles, et ma ei mõelnud, et ma annan talle süüa? Sest sa polnud seda teinud. Ja siis ju vaata, mis kell oli, siis tal tulebki juba unesöömine peale. Tal oleks pidanud kohe peale ärkamist olema, aga seda oleks saanud mina ka öelda. Ma oleks saanud kohe seda öelda, et kuuled, et ta peab sööma. Et see võib-olla ongi lollus, ma nagu ootan, võib-olla see on seega, mida öeldakse, et naised mingite kohtade peal teevad ise hästi palju ära ja siis ega sa harjud ju ära sellega, on ju. Täpselt samamoodi sa tõid ju väga hea näite sellega praegu, et me oleme ju, ma ei tea, 6 aega oled sina ärganud itikõösel. Ja kui sina ärkad temaga, on ju, siis kui sa hakkaksid mind 3. kord, kui ta sööma hakkaksid mind enam-vähem pahurdaks minuga, et miks sa mind ei toeta, siis see tuleks ka mulle mitte kuskilt, sest et sa oled ju kogu aeg seda ise teinud. Et sa peaks ju küsima minult ja ma olen sult ju küsinud ka, et kas sa soovid. Et see ongi see, et ma kuidagi eeldasin. Ja eeldamine on shit. Ma eeldasin, et me rääkisime sellest ühe korra ja siis asjad muutuvad imeväel. Ja ma tunnen ikka, et ma tunnen ikka selles mõttes, et selles söömise osas, ma tunnen, et see olukord on ebaõiglane. Aga kui ma täna tulin spaast, siis ma mõtlesin sellele lahenduse välja. No. Me proovime ühe päeva nii, et mina tean, kuidas mina Itile süüa annan ja ma näen koguseid, mis tõestavad ja ma võin tuua sulle näited, et iga nädalavahetus, kui me teeme seda mõlemat, ta sööb vähem kui see, kui mina teen seda enamust päevast. Nii. Ma mõtlesingi, et me võiks teha niimoodi, et ühe päeva sa teed seda täielikult ise. Ma ei ütle sulle mitte ühtegi kellaaega ette, ma ei ütle sulle mitte midagi ette ja me võrdleme seda, kui palju ta sööb siis selle päeva jooksul, kui sina teda toidad, ilma selleta, et mina sekkuks. See on ainus asi, kuidas me saame näha, kas sa teed midagi totaalselt erinevalt ja see on ainus asi, mis võib-olla mind siis nagu maha rahustab, sest et see, ma olen enamus ajast temaga ja see on probleem olnud siiamaani. Ja tõesti, ma arvan, et siin ei olegi muutu mingit lahendust. Ja siis me võime proovida, minu küsimus on selles, et kus me selle balansi leiame,
toetuse ja toetuse vahel. Et seda testi me tegema ei pea, aga teeme siis selle testi ka sinna juurde, et sina annad lapsele süüa ööd läbi. Ei, ma ei taha seda enam. Ma tahan, me Ja siis testasime juba vaatame, eile. kui hästi sa talle toitu suudad anda ja kui hästi sul meelde jääb. Ehk siis tekitame sulle keskkonna, kus mina olen oma aju ja väsimusastme või muude asjadega ja kui palju sul siis meelde tuleb erinevaid asju ja kõik neid asju, mida veel on vaja teha õhtul kella 8 peale seda, kui on selline nädal olnud ja reede ka veel. Et ma mõtlengi nagu seda, et millisel hetkel on okei mul eksida. Sel hetkel ongi sul okei eksida ja ma juba vabandasin oma käitumise pärast ju. Ja, aga ma mõtlengi nagu edaspidi, et see eksperiment, mis sa teha tahad, et mida see välja peaks tooma? Seda, mida me juba teame, et see välja toob või? No Või mida me oletame, et selgub, et sinu meetodiga ta sööb 50 grammi rohkem. Minu meetodiga ta sööb natukene putru rohkem ja vähem piima. Sest et me teeme seda ühe päeva ja iga päev on väga erinev kokkuvõttes, mismoodi teda toitub üldse ja vastu tahab seda võtta, siis mis järelduse me sellest teeme? Või kui me teeme järeldused või kui me saame, et minu toitumise korral millegipärast ta sai piima natuke rohkem ja putru natuke rohkem, et mis siis saab? Siis muudame kõik asjad ära või? no tead, jah, sul on õigus. Me võime minna kohe järgmise teema juurde, mis on see, et mis selle 3 nädala jooksul, kuhu ma jõudsin endaga, oligi see, et see kriitilisus, mis minus on. Ma käisin ära väga kuskil sügavas ja ma olen endiselt seal, see ATH teema on ühesõnaga, mul on nüüd see nädal on QB test ja siis järgmine nädal esmaspäeval on psühhiaater vaatab, kas see on või see on midagi muud. Aga midagi on natukene minu reageeringutes emotsionaalselt ja mingi kriitilisuses, nõudlikkuses enda vastu. Ja kuhu ma jõudsin, siis oligi ju see, et ma olen nii nõudlik iseenda suhtes. Ma ei tea, mis, nagu kui ma isegi lahti mõtestasin, mul hakkab pea valutama selle peale, et kui ma lahti mõtestasin enda jaoks, mis standardid mul iseendal on, mitte et ma oleks kaugeltki mingi perfektne või absoluutselt mitte midagi sellist, aga ma näen, mis standardeid ma endale sean, noh, milles on mul nagu ilmvõimatu läbi lüüa üldse, ehk siis ma eksin ju pidevalt ja kui kriitiline ma olen iseenda suhtes ja kui nõudlik ma olen iseenda suhtes, no nii siuksel levelil mängida ei ole võimalik kõikides aspektides mu elus. Ja see tähendab ka seda, et ma olen nõudlik ka teiste suhtes ja paratamatult sulle ma väljendan seda kõige rohkem, oma nõudlikkust. Ja ma õpin ja ma ostsin raamatuid, kuidas endale kaasa tunda, väga hea raamat Enese kaastunne, mul nagu väga meeldib see. Ja siis mingi ebatäiuse, mingi, ma ei tea, mis iganes asi ka. Ja sealt on väga häid pointe juba ja ma saan aru, et ma ei ole lihtne kaaslane, minuga ei ole lihtne. Ma ei tea, kui sa neid asju, mulle kõik asju siin rääkisid, et kuidas sa öösiti ärkad ja sest esimese asja, nagu me hommikul rääkisime, ma ütlesin, et täitsa pekkis, ma sain, et ma polnud nii ammu ärganud öösiti temaga, et ma ei mäletanudki enam, kui kohutav see on lihtsalt, kuidas üldse vastu pead nagu, sest nagu näha siis see oli üks öö mingi 4 nädala jooksul vähemalt ja ma olin täiesti autis õhtuks. Nagu niimoodi, et ma ei tea, ma oleks võib-olla ma ei tea, hullusärki oleks vaja olnud õhtuks just. Okei, see on nagu veits liialdusega. Nii et jah, sul on õigus. Ma olen, nagu me alustasime, ma käitun kohati ebarealistlikult, ma ei tea,
kriitiliselt, ma ei tule oma tunnetega kohati toime, me räägime siin praegu nagu ainult probleemidest, nagu see oleks kogu aeg nii, aga noh, muidu võib-olla ei ole huvitav kuulata ka, on ju. Ja aga vähemalt ma tunnen, et ma märkan väga palju asju, mida sa teed hästi ka sinna juurde. No lihtsalt ongi see, kui ma teen selle ühe vea, et see peaks, mida mina sooviksin või kuidas mina sooviksin saada tagasisidet nendel hetkedel tegelikult on ikkagi jupikaupa. Ehk siis. Aga ma võin hakata kirju kirjutama. Hakka kas või kirju kirjutama mulle, kui sa tahad. Jupikaupa nii. Jah, et esimese asjana on selline tavapärane, et normaalse tavalise häälega, hei, kuule, mis sa arvad, kas sa söögi andmise ära unustad näiteks? No ma ju üritan, ma vahest tuleb välja ka. Ei, ma saan aru, ma ei räägigi, et sa ei ürita, ma saan aru, et sa üritad. Ja et see nagu, see kuidas nagu eile näiteks oli, et see oli nagu eskalatsiooni see viimane aste lihtsalt, vestlus algas eskalatsiooni viimast astmelt. Ja ta võiks alustada trepi algusest ja siis, kui ta ei tööta, siis ta läheb järjest otsekohese maks. Ma loodan vähemalt, et ma saan selle diagnoosi, sest et siis on vähemalt mingi nagu vabandus mul olemas, sest et ma ju üritan ja ma saan ju aru. Ma saan ka aru. Ja see lähebki 0-100 läheb lihtsalt sellise kiirusega, et mul on raske pidurdada seda lihtsalt. Ma peakski minema hakkama rõdul seisma. Ja sellepärast ma ise ka suudan nendel hetkedel ikkagi toime tulla. Sest tegelikult ma tean, et sa ei tee, et mina ütlen seda, ma süüdistan seda väsimust ja see on asi, millega ma pean aktsepteerima, et kui sina ei saa korralikult magada ja sa oled väsinud, siis see on see asi, mis juhtuda võib. Aga ma ei oska sest et, ja minu jaoks on see, selles mõttes järeldus on see, et kui sa oled väsinud, siis vahet ei ole, mida ma ära unustan. Selles mõttes, et ma ei saa, fakt on see, et ma ei ole perfektne niikuinii ja ma ei suuda kõik asju meeles pidada ja mul ei ole mingit checkliste ja ma ei oska kõiki küsimusi küsida, et lihtsalt selle olukorra, mida mina pean arvesse võtma, on see, et kui sina reageerid emotsionaalselt, siis sa reageerid niikuinii ja ma lihtsalt pean olema selleks valmis ja mina pean endas harjutama ja mõtlema seda, kuidas mina suudan nendel hetkedel sind toetada paremini, kui sa oled väsinud. See on nii halb. Miks see halb on? Ei, no ma saan aru, et see väsimuse teema, ma pean ikka ise oskama nagu. Ei no jah, see on see, millega sina saad tegeleda. Ma räägin sellega, mida mina saan tegeleda. No ma palusin hommikul ja ma ütlesin sulle ka, et palun aita mind. Kui sa näed juba, siis ütle mulle konkreetsemalt, et palun mine magama, too kas või see näide. Sel hetkel, kui te istusite seal on niimoodi Saaraga, et Saara oli, ma nägin, et oli täiesti kutjupiilu tegelikult seal. Siis sina olid täiesti kutjupiilu. Kell oli 7 või midagi siukest. Mina viskasin sinna iti juurde ja hakkasin midagi plämmisema seal. Nüüd see oligi tegelikult minu jaoks see hetk, kus saaks peab magama minema. Ja isegi, ma lihtsalt ütlen seda, isegi kui ma olen täiesti käpard ja ei oska talle anda nii palju süüa ja ei oska talle anda õigel ajal panna vanni vett, aga me teeme need protseduurid läbi ja iti ära ei sure sellest ja ta ei muutu ühe päeva kalakaaluseks ja seal on 2 või toidukorda, siis tegelikult doesn't matter. Ma tean. Ja nüüd ongi küsimus, et ma ei tea, või me peaksime leidma selle viisi, et kui sa oled selles kohas, et kuidas saaks aidata või toetada sind selles, et sa päris läheksid, siis ma võin sulle öelda selle mida iganes. Kas ma pean tõstma ja ütlema nagu otse kohaselt, nii, kükki. Välja, uksest välja, mine kõnni pool tundi. Jaa, peadki. Okay. Võiksid. Mitte sa ei pea, aga sa võiksid. Sest see, kui sa mulle vihjad, siis... Ma ütlesin ju otse seal ju. Ma ei vihjanud üldse. Mina ei mäleta. Ma mäletan, et sa ütlesid, et olete mõlemad väsinud, aga ma ei mäleta, ma ei mäleta. Okei, see mõttes, et ma saan väga konkreetselt seal see mõttes aidata tegelikult asja liikuma selliselt, et sina lähed ja teed midagi muud. Okei, jah. Ja siin me jõudsimegi tegelikult selle nädalaga või nende nädalatega tegelikult sinna kohta, et eelmine nädal sa tegid oma kalendris muudatusi
ehk siis sa andsid, kui sa oled kodus, sa annad mulle päevasel ajal paar tundi vaba aega, et ma saaks minna jalutama või teha midagi, kus ma saan olla üksi päevasel ajal, mitte õhtuse, ma ei tea, söömeolme ja kõik muu sellega, et mul oleks ka seda korra hingetõmbepausi lapse kõrvalt. Ja see väga aitas mind, ühel päeval ma käisin sõbraga jalutamas ja teine päev ma käisin üksi ja see üksi jalutamine aitas mind paremini. Ma jõudsin ma sain hästi palju oma pead selgemaks ja ma tundsin, et ma võtangi praegu endas vastu seda kohta, et ma olen terve elu, kuidas ma sulle seda kirjeldasin ka on, et ma ei oska ei öelda. Ma hästi palju, mul tekib süütunnet eiga, kuigi ma olen selles suht juba sa mõtled ainult teistele või kuidagi? Jah, et ma mõtlen, mida teised minust arvavad ja siis ma võin teha enda vastu otsuseid ja pärast ma olen vihane iseenda peale, sest et tegelikult kas mul ei ole ressurssi või ma tegelikult ei taha mingeid asju teha. Ja ma sain aru, et see ei keri enam minu jaoks, et ma teen rohkem, lõpuks on kõik kannatab selle all. Ja siis, et ma olen mis iganes põhjus see nüüd on, ma ei tea, ma olen suhteliselt kindel, et saan teha, aga vahet pole, mis põhjus see nüüd on, aga millega pärast ma siis olen ka see kriitiline ja mingi, ma ei tea, perfektsionist või ma ei tea, mida iganes, ma endal olen siin mingit silte andnud läbi elu, on ju, mingid hästi palju lugusid, mis mul on. Ja ma sain aru, et ma ei tea enam täpselt ju, mitte see, et ma ei tea, kes ma olen, aga ma sain aru, et ma ei ole nii tugev, kui ma olen arvanud või kui ma olen ennast endale esitlenud. Ja see oli päris kuidagi väga habras koht, ma rääkisin sellest ju, me rääkisime sellest ka. Et see on täpselt just kui see, et okei, et kui minu tugevused ei olegi, on minu mingi maskid nii-öelda, siis mis mu tugevused siis on ju. Ja hästi palju sellist, mis mulle silma hakkas, olidki hästi palju lugusid. Et me tuleme ikkagi oma perekonnast ja ma nägin seoseid või käitumisviise, mida ma olen lapsepõlvest peale üles korjanud, mis pole resoneerunud minuga, aga sa autopiloodil käitud mingit viisi pidi, mis ongi sul automaatne, on ju, keskkonnast tulenevalt ja samas kogu aeg astudki sinna samasse ämbrisse ja sa saad aru, et see sa ei taha nii, on ju. Ja ma nägin mingeid kohti, mida ma ei ole varem näinud. Ja ma sain aru, et ma olen nii palju tööd teinud ja mul on siuke tunne, et ma ei tea, võingi elu lõpuni seda jama lahendada. Aga selles osas ongi see huvitav protsess, et natuke on sellise uue alguse tunne ka, et okei, et kui vana viisi ma enam ei saa ja see ei ole siis, kuidas saab. Et selle peale ma mäletan, sa ütlesidki mulle, et see on ju hästi. Et see on ju hästi, aga see tunne on ikkagi selline, et seal tekib selline sita häda tunne veits. Selline saamatu kuidagi ja laisk ja mis on mingid jällegi minu arvates vaata seal täiesti fine. Ja seal oligi vaata see, et ma sain aru, millega ma olen ennast hästi palju kaitsenud. Ma olen ennast hästi palju kaitsenud elus perfektsionismiga. Ja ma olen rääkinud ju oma unistustest ja mul on igast ambitsioon olnud ja nii edasi, on ju. Ja kelle ma olen toonud endale nii-öelda siis ette on mingid inimesed, kes teevad juba seda väga hästi, on ju. Ja siis, kui ma proovin ja mul ei tule nii hästi välja või kui ma saan aru, et okei, et asjad ei käigi nii kiiresti ja ma ei tea, mis iganes, on ju, siis mul on tunne, et ma ei saa hakkama. Tegelikult ma ei näe seda tööd sinna taha, on ju, et see on hästi, hästi siuke, ma tean seda tegelikult varem, ma tean, see info ei ole mul absoluutselt uus, aga ma kogesin seda täiesti teistmoodi. Et kuidas ma ise ennast karistan mingite ebareaalsete standarditega
vaatan inimesi, noh, oletame, et näedki, mis sind inspireerib, on ju, ja sa näedki seda ühte mingit hetke ja sa mõtled, ma tahan seda, proovid ja ma ei tea, umbes sama, et näed, et kuhu keegi mängib täiesti klaverit ja siis proovid ühe korra ja siis hakkama, siis mõtled, minust klaverimängijat ei saa, on ju. Noh, see tunne oli sihuke ja siis ma saangi aru, et see on nagu mingi sihuke huvitav, hästi vastikult haavatav koht, see on nagu sihuke, nagu sa ütlesid õigesti eile, sihuke väike ohver on sihuke. Mulle tundub nagu kaks asja, mis mulle siin kõrva jäi, mis on siuksed huvitavad. Üks on siis see, et sa tõid välja just seda, et sa oled nii palju tööd teinud ja ikka ei ole nagu justkui hästi ja ma arvan, et üks muutus tekib siis, kui sa saad aru, et ükskõik kui palju sa tööd ka ei teeks, siis nii jääbki. Sa pead aktsepteerima, elu ongi sihuke. Ehk siis see on sama, et kui palju ma olen õppinud juhtimist. Ja ma ikka teen juhtimisvigu. Et see ei ole, ma olen nagu pannud tunde sinna ja rohkem kui enamus eestlasi võib-olla siin seda teeb, aga ma teen ikka vigu. Ehk siis asi ei olegi võib-olla selles, kui palju ma olen sinna panustanud, vaid lihtsalt ma saan järjest paremaks, targemaks, aga ma jään ikkagi inimeseks ja see treening ei lõppe lihtsalt mitte kunagi ära. On üks asi. Ma kohe toon see enesekaastunde raamatus, kusjuures oli sellest kirjutatud, mul on seal lipik vahel, oligi täpselt see sama asi, et peab nentima fakti, et elu käib ja asju juhtub, et see, et sa võid nagu, seal oli hästi kuidagi kirjeldatud ka seda, et sa võidki saada millestki üliheaks, aga sa failid ikka nagu, et see mitte kunagi sul ei teki seda nagu platoo, noh, sa ei saa mitte kunagi ei ole lineaarne, on ju. Ja mis see teine on? Oleks sulle pärast. Ja teine asi oli, ma ei mäleta enam. Et kui esimene asi oli see, et see treening ei lõpe mitte kunagi ja sellega peab aktsepteerima ja see sõnastus kuna palju tööd teinud. Jah, on võib-olla teistsugune. Mis sa veel rääkisid peale seda? Ma rääkisin perfektsionismist ja kriitikast ja klaveri mängimisest ja ja siis teine asi, mis oli see, et see, kui sa näiteks või kui ükskõik, kes ütleb, et ta on laisk, siis kui sa oled laisk, siis see on juba mõõde või võrdlus kellegiga. Ehk siis, ma ei tea, kellega võrreldes sa laisk oled. No täpselt, kusjuures see oli ka koht, mille ma tundsin seal raamatus ära. Seal kirjutaski sellest, et nagu võiks mõelda nagu selle peale, et kellega sa võrdled ennast. Et sa oled alati, et seal olid nagu hästi kirjeldatud seda keskpärast, on ju, ja siis seda, kuidas inimesed sageli isegi tahavad ennast võrrelda inimestega, kes on nagu nendest nagu mingites kohtades kehvemas positsioonis või nii edasi, on ju, sest sa annab tunda, et ma olen justkui parem, on ju. Ja üldse, et võrdle, mille järgi sa võrdled, kõik aspektid on kõikidel inimestel täiesti erinevad. Elud on kõik asjad nagu. Et see oli ka üks väga hea mõte selle. Ehk siis selgi see, et kui sa nüüd võrdled ja ütled, et sa oled laisk, siis okei, võrreldes millega ja kui sa oled, mis siis. Ja mina olen ka võrreldes Jakoga, ma olen väga laisk. Võrreldes mõne tippsportlasega, kes iga päev teeb valmistab järgmise olümpiaks, ma olen ülilaisk nendes asjades, mida ta teeb. Ja kui sa mõtled ennast eile ja viimast, mis iganes kuud aega nagu oma tegevusi, siis mitte ühestki päevast kui sa võrdled eelmiste päevadega oma päevasid, siis mitte ühtegi päeva ei ole siukest, kus oleks olnud laisk võrreldes eelmise päevaga rohkem või vähem. Nagu, no okei, on mingi väike korrelatsioon. Ma ei tea, olin täna laisem natukene, aga kui sa võtad pikka plaani, siis see ei ole laiskus kusagil näha ju. Nagu see mõttes, et ja mis selle juures ongi see, et kas ma nüüd olen laisk või mitte laisk, siis see on täiesti ebaoluline, sest see on lihtsalt hinnang mingisuguse mõõtmise osas on ju. Ja teine viis, kuidas siis võib-olla seda saaks mõelda lahti, on see, kui et tänasel päeval ma tegin neid asju, nüüd mul on tänasel päeval olid oma tugevused, oma nõrkused, oma võimalused, oma ohud.
kui ma jätkan nii sellist käitumismustrit, siis sellel on ohud, et mingid asjad ei saa tehtud. Sellel on, kui ma jätan selle käitumist, siis sellel on võimalus, et ma puhkan natukene. ja kusjuures täna hommikul, kui ma mõtlesin täpselt selle sama jada peale, mõtlesin, et endaga kaastundlik olla, et ma eile niimoodi käitusin, siis ma mõtlesin, et kui ma niimoodi jäängi käituma, et siis varsti ma saan lahutuspaberid. Nüüd siin ongi sellel ja samamoodi on selle olukorral ongi, et kui näiteks minu kaaslane, ehk siis sina näiteks oled emotsionaalne, siis sellel on oma tugevused ja oma nõrkused on, ma ei tea, tekitab kaasa emotsiooni, nüüd tugevused ja nõrkusi ei saagi öelda selle kohta väga hästi, nii hästi. Aga seal on oma ohud ja oma võimalused, nüüd võimalused, mis on võimalused? Võimalused on need, et ma saan paremaks emotsioonide kontrollimises, ma saan paremaks kaaslaseks aidata sind. Ohud on need, et ma saan halvemaks või ma ei oska enam nii hästi või ma mõrdun, mis iganes. Aga kokkuvõttes need kõik on lihtsalt variandid, millest ükski ei ole ei hea ega halb, sest kui sa isegi paned sinna hea sildi või halva sildi, siis sa juba võrdled seda millegiga. Aga osasid asju lihtsalt ei saa võrrelda. Mis tähendab, et see hea ja halb, õige ja vale peab olema seotud mingi kontekstiga, et õige käik matemaatiliselt, nagu ma ei tea, males on olemas, aga õige ja vale käik, ma tahtsin lihtsalt käia, siis see on õige käik, aga miks ta vale on? No matemaatiliselt võib-olla tõesti on ja elu ei ole nagu nii mõõdetav nendes asjades. Ja nii kui sa mõõtma hakkad, siis kokkuvõttes kasu ka ei ole midagi sellest. Mul on sind siit palju parem vaadata, sellepärast, et sealt paistab täpselt nurgaga päike või siuke valgus kuidagi. No vaata sealt siis, mis sa vaata. Ehk siis jah, sellised mõtted 2 tükki, et esiteks ei lõppegi otsa kunagi ja teiseks ükskõik millise omadussõna sa paned, mis on laiskus, tublidus, whatever, mis asi on, siis see on tegelikult mingi mõõteühik, mille põhjal sa mõõdad, aga see mõõteühik on täiesti lamp. Ja kui sa võrdled seda tublidust kellegi teisega, siis tegelikult on see jällegi väärtusetu. Sest tegelikult sa ei tea. Selles osas kui ma praegu kuulan ka sind, siis kui sa mainisid seda emotsionaalsust ja sest tegelikult mulle meeldib see, et ma olen selline, mitte see, et ma ei oska reageerida, see mulle ei meeldi, aga mulle meeldib see, et ma suudan astuda ikkagi tagasi ja ma tegelikult nagu praegu ma saan aru, et ma olen selles läinud paremaks või ma vähemalt aksepteerin ja näen seda selliselt, et see on mingi asi, mida ma pean treenima. Ja mul on väga kahju, et ma käitun nii. Ja mul on väga kahju, kui ma ei suuda seda kohta nagu enda jaoks ära. No see ongi see sama, et tuleb astuda samm tagasi ja seda teha piisavalt kaugele astuda. Et et saada uut perspektiivi sellele hetkele. Sest et nädala lõikes sa ei ole üldse laisk. 1 päeva ja 1 hetke, 5 sekundi lõikes võidud tunda ennast laisana. Kui sa vaatad päeva lõikes, siis ei ole. Sa lapsega tegelesid, tegid süüa endale, aitsid saarat, võtsid ema. Siis on üldse laiskusega mitte midagi püsmist. Ehk siis, ja nüüd, kui sa võtad selle nagu võtad selle mõõtme nädala peale, siis ei ole üldse mitte mingit laiskust püsmist. Me ei saagi põhimõtteliselt laisad olla, kui meil laps on. Võimatu lihtsalt. Ja kui sa oled päeva lõpuks väsinud, siis see on indikatsioon sellest, et sa ei ole kohe kindlasti laisk. Tegelikult. Ja nüüd, kui me võtame, et me oleme perena või meeskonnana laisad, ei ole absoluutselt, me oleme üli produktiivsed. Sa oskad nii hästi ära seletada need asjad, nagu sa ikka uskumata, ma ikka üllatun kogu aeg, no mitte üllata, aga ikka nii ägeda mehega piirlusin. Tõesti oskad, jah? Nagu mingi loomupärane on seal. No mul on ka ju sama. Aga ma mõtlen siin nädalal veel oli minu jaoks, mis mul nagu tuleb, on see, ma ei räägi nagu, siin ma ei saa rääkida detailselt, aga mul oli üks koht, kus ma suutsin öelda, kus ma olin tegelikult, mul oli väga hea tunne. Nimelt üks suhtlus sai nii-öelda, kus sai kehtestatud piire, nagu mida mul olnud raske teha. Aga seekord ma tundsin, et ma tegin seda õige koha pealt. Ma lasin esimese emotsiooni mööda. Ma tunnistasin oma viga. Ma sain riielda, nii-öelda ma tundsin, et ma sain riielda. Ja tegelikult, miks see hea oli, ma nägin seda sama, mis tunne tekib siis, kui sa näed hästi palju vaeva. Ja sa teed ühe vea.
ja siis see viga esitatakse sulle sellisena, nagu sa oleks ma ei tea mida teinud. Ja siis ma ütlesin lihtsalt väga, väga läbimõeldult, et mulle selline käitumine ei sobi. Ma olen, täpselt ma võiks seda endale ka öelda, on ju. Aga oleneb kellega ka me räägime ja oleneb, mis astmel see suhe on või suhtlus on ju. Ja siis see inimene otsustas, et ta ei suhtle minuga enam. Ja selles osas mul oli hea tunne, sest ma nägin, et okei, et kui ma kehtestan piire, nii-öelda, mis on tegelikult tervislikud, ja kui inimene otsustab selle peale, et ta justkui nagu kas ta ei taha või ta ei oska siis minuga suhelda, siis võibki niimoodi juhtuda, aga see ei tapa mind ära justkui. Et see oli tegelikult hästi hästi hea koht, et ma ei tea, kas see pikas perspektiivis on hea nagu, aga praegu see tunne oli hea, et ma olin enda vastu aus. Ma arvan, et see on jällegi seesama asi, mis see on nii harjunud või nagu nii sisse kulunud meile kõikidele, mulle kaasa arvatud, on see, et kas see on hea või halb. Et sa ütlesid, et see on nagu, et sa ei tea, kas see on pikas plaanis hea või halb. Kokkuvõttes ma ütleks, et palju parem harjumus oleks omada seda, et mis oli selle olukorra juures, mis on võimalused ja mis on ohud? Mis on tugevused, mis on selle olukorras kui nõrkused? Ei, no ma mõtlengi versus see, et hea ütleb... Okei, ma mõtlengi, et kuidas see siis pikas perspektiivis mõjub. Selles mõttes, et see suhtlus oli tegelikult vajalik teatud kohtades. Lihtsalt see... Iti, jah? Läks üle piiride. Läheme. Tõmmata siis kokku või? Või tegelikult ma toon tõesti siia. Ja siis tõmbame kokku. Et läks üle piiride ja lihtsalt nagu... Aga see tõi hästi palju ägedaid taipamisi mulle endale ka. Ja. Jah, tõi. Okei. Vaat. Ma ütlesin, et see, ma ei rohkem viitsigi sellest teemast rääkida, selles mõttes, et see oli lihtsalt, see oli jälle see mingite piiride kehtestamise koht, kus tegelikult saan aru, et nagu eile Saaraga on ju, et kus mingis kohas on üliraske, sest ka laps peab õppima seda, et see tegelikult, vahet pole, kes meie ümber on ju, ka laps peab õppima seda, et temal on õigus oma piiridele ja teistel on ka õigus, et see, kui mina praegu tunnen, et ma ei taha, et mitte keegi mind puutub, siis see on minu õigus nagu. Põhimõtteliselt jah, mis ilmselt kõige olulisem ongi, on see, et saaks võimalikult vara sellele härjal sarvist nii-öelda, et nii kui tuleb enda tuvastatud red flagi, et sa saad võimalikult vara adresseerida seda. Ja kui sa näed, et tuleb teine juba, kolmas juba, et kui sa saad aru, et 10. red flagi juures, kui sama nupp võetakse 10 korda, siis ma plahvatan, siis tähendab seda, et ma peaksin kuidagi moodi leidma viisi, kuidas ma 5. juures annan väga selgelt juba märku. Aga ma teen seda kuidagi empaatiliselt, ma teen seda kuidagi austavalt, rahuliku häälega, enne kui ma joon 10. siis me enam ei suuda seda teha. Ja nüüd ongi selle balansi leidmine põhimõtteliselt. Ja see vaata see podcast ka, mille Rene saatis, oli ka nagu, see oli ka üks süke minu jaoks, ma pole ammu midagi niimoodi kuulanud, et ma panin lausa, võtsin kiirust maha ja kuulasin mitu korda mingeid kohti üle. Ja seal oli ka räägitud sellest nagu enesehoiust on ju ja ka just, et millele sa ei ütled või miks sa mingitel asjadele
ei ütle ei näiteks või mis lood seal on ja siis millele sa endale ka jaa ei ütle. Ja issand, ma ajun ikka täiesti haige, ma olin nagu nii excited ja ma praegu olen täiesti blank on nagu, mis seal oli veel. Peale selle, et nagu see ei koht ja see ja koht. Aga endaga tuleb leebe olla, on kõikide asjade kokkuvõte, et ma nagu see 3 nädalat on olnudki väga ma ütlekski jah, ole endaga leebem. ja see on mingi asi, ega ma neid raamatut ostsingi sellepärast, et ma läksingi poodi seda, kui keha ütleb ei raamatut lugema, ostma tähendab, ja siis mulle jäid 12 raamatut kätte ja need olid ka, tegelikult ma olen neid ammu tahtnud. Ja noh, täpselt nagu rusikas silmaauku selles mõttes, et ma kuidagi tunnen, et see, ma ei tea, mis siit välja tuleb üldse, aga mul on hirmus ka, sest et ma olen 33-aastane, 33, saan 34. Kas tahad, ma ütlen, mis välja tuleb või? Ja oota, ja ma mõtlen, et ma istun ja siis mul on mingid umbes, et enam-vähem siuke tunne on, et kõik, mida ma enda kohta tean, et see on mingi mask. Ja siis on see, et okei, et milline ma siis tegelikult olen. See siuke tunne on nagu. Ma arvan, et välja tuleb see, et meie suhe on tugevam ja me oleme mõlemad targemad, tugevamad ja osavamad. Ja oleme valmis järgmise vigu tegema teises kohas. Ja võib-olla jah, et õpin siis nagu vigu tegema või, et kuidagi mitte põhjapanevalt, et viga on lihtsalt viga, et see ei ole see ei defineeri mind ja mu elu täiesti 100%, kui ma eksin. No küsimus ongi, et kui juhtub viga, siis mis on kõige parem tegevus, mida teha saab? Sest et vead on niikuinii juhtuvad. Et noh, küsimus ongi, et kas kui asjad, mida me teame, et juhtuvad niikuinii, et mismoodi neile on mõistlik siis reageerida? Ilmselgelt minu arvates on mõistlik reageerida, okei, viga juhtus, see tähendab seda, et ma nüüd lasen hakata vigadel juhtuma lihtsalt niisama ja olengi vigade masin või mida iganes, et vigadel on väga suur kaal. Aga see, kui viga on ära juhtunud, siis siin ei saa midagi enam teha. Ja nüüd, kui sellesse, ma võin öelda, et kui mina teen vea, siis ma olen enda vastu kriitiline ja mulle ka ei meeldi, et ma vigu tegin. Ja nüüd, mida ma järgmisena teen, on see, et mõtlen, kuidas ma saan paremini teha seda olukorda. Ja teengi paremini ka. Ja see ongi kõige parem asi minu arvates, mida saab teha, et kui keegi teine teeb vigu, siis see on normaalsus ja lase tal oma meetodeid parandada. Ole empaatiline. Sest et inimene, kes tegi vea, teab, et tegi vea ja vaevalt, et tal hea tunne on. Nii et tunne talle kaasa hoopis, aidata teda. Jah. Aga rohkem mul vist, ma ei tea, mul ei tule vist. See oli ka nagu, kus ma nägin, üks huvitav asi oli veel mul, mis mulle, ma ei tea nüüd, kas seda saab nimetada, praegu on lihtsalt see ATH diagnoosimise teema, vaata, on see, et ma sain üks päev siis telefonikõne ja mulle öeldi, et mu uuring lükatakse 6 aega edasi. Ma hakkasin peaaegu nutma. Nagu ma sain nii vihaseks, ma ei suutnud rohkem selle naisega rääkida, ma ütlesin, ma helistan talle tagasi. Ja siis ma läksin lapsega õue ja siis ma ei suutnud õues ka olla. Sest ma teadsin, ma pean midagi selle olukorraga tegema. Ja siis ma tulin, panin lapse rõdule magama ja siis ma mõtlesin, et okei. Esimese sammuga ma lasin neil broneerida endale siis üle 6 aja hilisemad ajad ja siis ma mõtlesin, ma ei lepi sellega. Ja siis ma hakkasin guugeldama. Ja siis ma helistasin neile veel hea mitu korda ja lõpuks sain nii, et ma lähen testi tegema teise kohta ja lasin neil psühhiaatri ja nagu taastada sinna samasse. Ja ma olin mega uhke endale, sellepärast, et ma sain Cube'i testi veel tund aega varasemaks, nagu muidu mul oli 11, ma sain 10 teise kohta küll, aga ma jõudsin veel, et sain lähemale endale. Mis mulle veel näite juures meeldib on see, et see läheb täpselt kokku sellega, et mis on võimalused ja mis on ohud. Ja kui asi läheb ära, siis võimalust sa ei pruugi näha, aga näed kokkuvõttes saad isegi tunni varasemaks. Tegelikult said improve'ida seda olukorda ja kuidas sa tegid, oli see, et kui sa ei lasknud endast sellel emotsioonil viia sellesse kohta, kus sa olid vihane
ma ei tea, mille iganes peale, vaid sa võtsid selle emotsiooni ja pöörasid selle tegevuste suunas, mida sa saad kontrollida. Ja selle tulemusena nüüd olukord lihtsalt paranes. ja Nüüd see võib-olla ei oleks juhtunud, aga see on ikkagi parim, mis sa teha saad. see ongi lihtsalt selle juures hämmastav, et kuidas see aju hakkas mul ja mul ongi nagu see, et kui juhtub mingi selline olukord, on ju, noh, terve elu, mul on see täiega meeldinud enda juures, et see on küll asi, mis on, et mingid olukorrad, kus on, siis mul on alati see, et ma nagu okei, ma reageerin, aga siis mul on see, et ega ma ei jäta jonni, ma saan nagu selle, nagu ma leian selle viisi või mingi viisi, et ma ei anna nagu alla. Selles mõttes, et kui ma olen ikka nii äärapäine selle koha pealt, et kui ma tean, et ma vajan midagi ja ma tean, mida ma tahan, siis ma leian viisi. Et see tunne pärast oli nagu üli hea tunne, selles mõttes, et see, kuidas aju hakkas tööle lihtsalt, et nagu okei, kui nii ei saa, siis kuidas saab ja kui mis kiirusega, siis need dispetcherid või ma ei tea, kes seal vastu võtsid seal Confidos olid juba nagu, et ja ma ei tea, mitme inimesega rääkisin, sest nad pidid uurima, kas tohib niimoodi ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis mu broneeringuid muutma ja siis mulle raha tagastama mingid asjad ja. Mulle tundub, et see on üsna sarnane viis, kuidas käituda, kui juhtub viga kellegil. Jah. Sest et näiteks vaatame, et see tädi oleks öelnud, et kuule, sorry, ma tegin vea praegu selle bookimise juures ja sellepärast sul pole seda asja. Sest et kokkuvõttes on see, et ükskõik mis tema põhjus oleks olnud, tulemus oleks olnud see, mis oleks olnud ja nüüd sa lihtsalt ei leppinud sellega ja hakkasid uut võimalust otsima ja said parema tulemuse, kui enne oli. Jah, see oleneb vaata teemaga, ma saan aru jah, et see võiks olla. Ma just räägingi, et see on see selline raamistik või skelett probleemide lahendamisel. Aga siit tuleb see koht tegelikult, mis ma saan aru, on, et kuidas me oleme emotsionaalselt seotud, vaata. Kui see naine, kes mul oleks helistanud, oleks olnud mu ema näiteks ja oleks öelnud, kuule Eneli, ma eksisin ja siis ma arvan, et ma ei oleks olnud õues, vaid ma oleks telefoni otsas küsitlenud teda, et what, nagu mida, et sa tead, kui väga ma seda ootasin, nagu mis mõttes sa eksid nagu minule üliolulise asjaga. Ma olen suht kindel, et see reaktsioon oleks võinud olla midagi sellist. Aga kuna see oli täiesti neutraalne inimene, kellega mul ei ole mitte mingit seost ja ta polnud mitte midagi valesti teinud minu jaoks, noh isegi kui oleks olnud, on ja mida ma teen, siis ma ikkagi olen normaalne inimene. Aga siis, kui on ikkagi oma inimestega tuleb rohkem see nagu emotsionaalsus tuleb rohkem sisse, et sa ei suuda, noh, ongi see kontroll, on ju, et ega sa suudad ennast kontrollida. Ma ei tea, ma toon täiesti robusse näite, mingi need, kes kodus naist peksavad või meest peksavad või mis iganes, nad võivad olla ühiskonna mõistes täiesti normaalsed inimesed, mitte keegi usuks neist seda. Aga kodus oma naine toob välja selle inimese, et nagu mis ei ole vabandus. Ei, see ei ole vabandus, loomulikult, ei, absoluutselt. Ma räägingi lihtsalt seda, et nüüd küsimus ongi küsida, et okei, kuidas ma saaksin, sest et minus on olemas see oskus. Igas, nagu sinus on olemas see oskus. Kuidas ja mida ma peaksin tegema, et saada seda sama oskust ja seda sama meetodit kasutada teises keskkonnas, kus ma hetkel seda kasutada veel ei oska. Ma saan aru tegelikult, kus praegu, kui sa seda küsid, ma saan aru, mis seal vahe on. Vahe on ka vastutuses veits. Et kui vana ja vastutus on ju, et kui ma räägin seal selle inimesega, on ju, kes on minu jaoks täiesti võõras, antud kontekstis on ju, siis see on mitte, et vahet pole, et igas olukorras on, ma tean su vastust juba ette, on 100% see vastus nagu nii on ja ma saan aru, aga kui see on kodukeskkonnas, siis mingil määral on ikkagi see rohkem vabaduse tunne, et aga see on meie ühine laps, aga see on meie ühine kodu. Et see jagatud vastutuse tunne või see õlg-õla kõrval tunne, et me nagu jagame seda vastutust koos. Vot see tunne on see, mis tekib, miks sa hakkad nagu, miks kergemini hakkad süüdistama ja kaob ära see, et ma võtan nüüd ise kätte ja teen selle olukorra korda. Sest et kui... Eks see ei olegi, see ongi vale arusaam. See on fake. Sest et vastutus, nagu see, mis sa justkui... Jagatud vastutuse. Jah, niisugust asja pole olemas nagu vastutust ei saa jagada. Lihtsalt ma ütlen, et miks see selles olukorras, kus sa ütledki, et sa seal telefoni kõne taga on näiteks
telefonikõne taga tunned, et sina vastutad selle olukorra eest. Mis see on? Ei või nii teha või? Võid küll, nii. Telefonikõne taga sa tunned, et sina vastutad selle eest ja nüüd tänu sellele, et sina võtsid vastutuse, see probleem seal lahendatud nii, et see oli parem sinu jaoks, tema jaoks, kõigi jaoks. Nüüd, miks see kuidagimoodi peaks olema teistmoodi kusagil teises keskkonnas? Vererõhk tõuseb, ma korra hingan. Ma saan aru, jah. Millest? Ma mõtlen, kuidas sulle vastata poliitiliselt korrektselt. Ei vasta, sa ei pea vastama mulle poliitiliselt korrektselt. Ma mõtlen, okei, siis teine asi, ma mõtlen head näidet. Jah, sul on õigus. Milles? Suures pildis, jah, ma saan aru, ma vastutan. Nii. Ma rääkisin sellest tundest, mis tekib. Ehk siis seda ma ütlesingi, et see tunne, see on tunne ja see tunne lihtsalt on vale. See ongi ju mingi ohvri koht, nagu selles mõttes see on see, et see tunne ongi see, et justkui meil on kõigil elus hästi palju asju, on ju, ja siis on mingid asjad, mida me saame nagu, mingid asjad näiteks, kus sa saad mind rohkem aidata kui teiste asjadega ja ma saan sind rohkem aidata kui teiste asjadega ja sealt tulebki see minu mõistes see jagatud vastutuse koht, mida ma mõtlen. On see, et kui meil on las ma lõpetan. Jagatud kui meil on kohustused. Jah, okei, jagatud kohustused ja sealt ongi see, et kui me jagame kohustusi, siis justkui on sinu vastutus ka seda teha, on ju. Ongi, ja siis, minu vaatest. Ja siis see pettumuse risk on suurem, kui sina oma osa siis nagu justkui ei tee minu vaatest. See on jah see koht, mida ma mõtlesin. Et kui seal on see suvaline Juula on ju, kes nagu see on minu aeg, tal on jumala savi, kas ma saan sinna testile või ei saa. Tegelikult suures pildis ta aitab mind jah, selles mõttes see on tema töö on ju. Aga lõpptulemusena Ja mida mina nagu räägingi inimestele iga päev, on see, et kui sa suudad võtta selle sama vastutuse kodus, siis see ongi game changer. Jah. Sest et see keskkond lihtsalt kodus on kõige keerulisem keskkond, kus seda teha. Sest et siin on hästi palju emotsioone, hästi lähedased oleme, me teame hästi palju, meil on hästi palju infot teise inimese kohta, kui ebaperfektne ta on ja kui palju ta lubanud on ja me oleme väga informatsiooni sees. Aga see printsiip töötab ainult täpselt samamoodi kodus, telefoni taga, meeskonnas ükskõik kohas. Jah, kallis, me oleme seda aastaid rääkinud ja ma olen selle infoga kursis ja ma olen nõus. Mulle tundus see hea näide praegu, kuidas kokku viia, et äkki see avab mõne uue nurga. See ongi hea näide ja sa tead, et ma olen sinuga nõus. Tegelikult ma ju ka, see on mind väga palju aidanud, sest et mulle hetkel tundus, et see ei olnud väga minuga nõus. Sest et kui ma aus olen, ma teadsin, kuidas seda selgitada ja siis ma sain aru, et mu seletus on vale, sest et ma nagu ise sain aru, mida ma mõtlesin, aga ma tean, kui sina kuuled sõna vastutus, siis sul on juba nagu see. No ma tean, ma olen seda nii palju lihtsalt läbi lämmutanud ja läbi mõtlenud, et kui ma seda sõnastaksin, mida sa tahtsid sõnastada, on see, et meil mõlemal, me oleme kokku leppinud, et me toetame üksteist. Meil on jagatud kohustused. Meil on jagatud kohustused ja meil on antud õigus otsustada teatud asjade eest. Ja meil on lubadused ja antud. Ja meil on lubadused. Ja nüüd me teemegi seda lihtsalt, meil ei ole võimalik mõõta, milline nendest kohustuse tegemisest ja tegemata jätmisest mõjutab teise inimese vaadet, kui hästi mina oma kohustusi täidan. Et näiteks, kui mina arvan, et ma toetan ja katan sind öösel hästi palju ja teen oma osa ära ja nüüd, kui ma teen näiteks veel süüa või midagi, ma teen mingi asju veel on ju, siis ma tunnen ise, et ma täidan oma kohustus sinu ees nii maksimaalselt, kui ma oskan, sest kui ma jõuaksin rohkem, siis ma teeksin rohkem. Aga minu see idee nagu on selle juures see, et ma pingutan ja sa ju tunned mind, kui palju ma vaeva näen erinevate asjadega. Ja nüüd sina paned sinna oma mõõtme juurde ja sulle võib tunduda, et ma ei kata sind piisavalt siis sellel ühel hetkel kusagil. Ja nüüd see on samamoodi, lihtsalt antud hetkel oli sul see telefoni kõne taga keegi, kes sind ei katnud ja sa ei pannud tema peale nii suurt kohustust sind katta.
ma kuulan. ja kuna sa ei pannud tema peal nii suurt kohustust katta, siis sa millegipärast tolles olukorras olid samamoodi frustreerunud, emotsionaalne, aga sa millegipärast võtsid ise vastutuse ja võtsid ise panna pall veerema, et lahendada ära see probleem kiiresti, efektiivselt. Versus, et teises olukorras sa pigem ennem siis annad teisele teada, mida sa tunned, kuidas sa tunned ja selgitad teisele inimesele, kuidas ta sind ei kata põhimõtteliselt. Ja alles siis teed oma liigutused või ei tee isegi siis. Ma tahaks vastata nagu väike laps praegu. No vasta. Vasta siis palun. Mul läks juba mõttele. Oleks elu veel ainult nii õpikunäide? Elu ongi siuke. Õpikunäide või? Elu on õpikunäiteid täis, me lihtsalt ei oska õpiku järgi käituda. Sest et meil on piisavalt palju treeninud seda. Või me ei mõista lihtsalt üldse seda, et see on võimalik. Või me ei usu sellesse, et see võimalik, või me ei usu, et see on piisavalt pingutust väärt, et selliselt käitumist harjutada või et seda omaks endale võtta. Sest see on teadlik. Kes me? Me inimesed või mina, kui mina teadlikult oleksin selles olukorras näiteks, kus ma tunnen ja süüdistan sind kõikides asjades näiteks, siis järelikult ma esiteks, kui ma tean seda kontseptsiooni, et vastutuse võtmine aitaks mul elu paremaks teha, vastutuse võtmine aitaks mul sind paremini toetada, kui ma tuvastan ja ma süüdistan sind, siis ma peangi teadlikult seda asja tegema hakkama. Muud moodi ma ei saagi sellele ligi. Ja kui ma seda teadlikult tee, siis ma ei proovi seda konkreetset tööriistist kasutada. Kui ma tean, et mul on nael ja haamriga peal seda lüüa, aga ma ei löö seda haamrit naelaga, vaid löön edasi käega, nii nagu ma arvasti teen, siis ei muuda midagi. Siis küsime ongi, kas ma usun seda, kas ma kasutan seda ja tõenäoliselt väga palju teist ei usu seda. Mina lihtsalt usun. Ja nüüd ongi küsimus on, kuidas seda teadlikult tuua kuhu iganes keskkonda, kus mul seda vaja kasutada on. Aga see oli väga hea näide selle telefoni kohta. Sest et see tulemus on täpselt see igal pool. Täpselt samamoodi. Lihtsalt see barjäär on seal see, et miks mina pean tegema. Miks minu kaaslane ei tee. Miks mina alati pean tegema. Ja hirm on selle ees, et mina üksinda jäängi tegema seda. Sest et mu kaaslane on niivõrd toru, et ta ei hakka kunagi ennast muutma ja tema ei muuda. Kui mina ennast muudan, siis tema kindlasti ennast ei muuda. Et kui mina teda katan, siis tema kindlasti vastu ei kata. Need on tavapärased barjäärid inimestel. Ja mul on niigi palju asju laua peal juba ja ma ei jõua seda juurde võtta. Ja mis see veel on, mis need veel tavapärased barjäärid on? Hirm, et ei oska seda teha, väga paljud asjad. Aga ma saan aru, et sa tahad ära lõpetada seda või sa oled juba kusagil, ma ei tea, kus kohas tegelikult teiste asjadega. Ma kuulan. Mis siis edasi? Tegelikult sul on õigus. Ma tahaks siit juurde minna. Jep. Siis nii on? Et siis... Jah. Selline see tänane osa oli? Jah. Mitte, see ei ole see, et mulle ei meeldinud, mida sa ütlesid, aga ma... Sulle ei meeldinud, mida ma ütlesin? Ei. See mõttes sulle... Ma olen sinuga nõus praegu selle osa. Mulle meeldis, mida sa ütlesid. Mis see esimene lause oli? Lihtsalt ma saan aru ka, et... Ei, sulle ei meeldi. Sa saad aru, et mul on õigus, aga sulle ei meeldi, mis ma ütlesin. Ma ütleks niimoodi, kuidas on see.
Ma ütleks, et see tekitas minus erinevaid tundeid. Tõde ongi valus. Koolituse lõpus on suht tavaliselt, väga tihti on täpselt samasugune seis, et kõik on vaikus on majas lihtsalt. Millegipärast. Me oleme siin praegu perekeskis ja see on koolitus. Ma ei... Ja... No see juba näitab, et see ikkagi mõjus sulle, jah. No ilmselgelt, kui ma tahaks lihtsalt nagu laps minust tahaks öelda endiselt sulle, et mul on nii hea meel, et mul on võimalus õppida nii perfektselt inimeselt. Laps tahaks. Jaa, sellepärast, et ma tahaks jonnida praegu. Et mul on võimalus õppida nii perfektselt inimeselt kui sina, kes suudab alati vastutust võtta. Ja kuna ma seda ütlesin? Sa ei öelnud lihtsalt, mul on ebamugav ja ma tahaks sinuga koos jagada seda ebamugavat tunnet praegu. Aga miks sa siis ei jaga? Ma ütlesin sulle ju, et mul on ebamugav, sest et ma tunnen, et ma failin selles ja ma tahaks ikkagi jagada seda vastutust, ma ei taha nagu üksi. Me just rääkisime sellest, et ei saagi kunagi mind ei huvita hetkel, et ei saa, aga ma tahaks. Ma tunnen, et ma veel... Miks sa tahad seda? Miks sa tahad olla perfektne? Ma ei taha hetkel olla perfektne. Seda just ütlesid ju, et... Ma ütlesin, ma tahaks jagada vastutust. No... Jaga, ma võtan kõik ära muretse. Ma võtan kõik endale, mis jagatakse. See ei ole üldse probleem. Ma võtan kõik endale. Kõike, mida jagad, kui keegi tahab jagada vastutust, siis ma võtan ära. Või keegi tasuta asju tahab kanda, siis ma võtab kõik enda siia tuppa. Ehk siis see, mida ma enne rääkisin, oli nagu instruktor. Kaaslane teebki seda, et kui üks kaaslane ei võta vastutust, siis võtab tema. Kui üks kaaslane ei tee ühte asja, siis teeb tema. Ja see ei ole jätkusuutlik. See on väga jätkusuutlik. Ei ole. See on ainuke viis. See ainuke ei ole jätkusuutlik siis, kui sa eeldad, et sinu kaaslane kunagi ei paranda ennast ja ei mõtle ise ja ei tööta endaga. Ainult siis ei ole see jätkusuutlik. Kui kaaslane hakkab ära kasutama seda, et sina võtad vastutust. Ainult siis ei ole see jätkusuutlik. Aga kusjuures kui ma mõtlen nagu seda, et meil on olnud neid hetki, vaata, kus mina olen nagu mingi, peale lapse sündi, vaata oli see näiteks. Kus ma olin nagu nii, enamus asjad olidki mina jaoks, ma ei suutnud mitte midagi teha. Ja sa võtsidki väga palju asju enda peale. No ma nutsin ka kogu aeg muidugi, ja siis, aga see mingi hetk tekibki see, et sa mingi hetkeni võid on ju, aga ikkagi mingil hetkel, kui ma vaatasin sulle otsa ja nägin, et sa nägid ikka nii kahtlane välja juba, siis ja mis siis juhtus? Ütlesin, et sa peaksid magama. Siis hakkasid sina mind katma. Ütlesin, ma tahan ise, ma ärkan ise. Seda see tähendabki. Et üks kaaslane aitab teist. Sest ma mõtlesin, muidu viskad sussid püsti, ma täitsa üksi ju. Siis on täiesti jama, on ju. Ei lihtsalt oli ja tegelikult ei, neid situatsioone on veel olnud, vaata, kus ongi see, et... Aga see tegelikult nii käibki. No siis ma ikka nii lootuseta ei ole. Sa ei ole üldse lootuseta ju. Jah, aga kuule, davai, lähme nüüd, ma tahaks lapse juurde minna. Olgu. Siuke osa oli täna siis meil. Vaat. Nägemist. Ciao. Good. Bye bye.